Tere kallid tennissõbrad, on esmaspäev 27. jaanuar, 15 päeva põnevat tennist on selja taga, toimus siis Austraalias Australian Open ja meie tähtsamatel teemadel loomulikult mõlemad üksikmängu finaalid ja nipet-näpet siin muudki põnevat. Täna arutleme saatejuht jätkuvalt Gunnar Leheste ja võib minu tänaste külaliste kohta küll öelda, et olen veendunud, et kella 5 klubisse nad ei kuulu, arvestades seda reaktsiooni, kui ma ütlesin, et tänane saade läheb salvestamisele 8.30. Läbi lume sahiseva on jõudnud siia Riho Kallus. Tere hommikust. Toomas Kuum. Hommikust. Ja Alo Ojasalu. Hommikust. No meil oli siin meie Facebooki chatis oli natukene nädala keskel ka siin jutustamist. Me läksime siit eelvaate saatest lahku sõnadega, et vaatame, kuidas siis Djokovicil läheb ja Alo ütles, et ega ta esimest nädalast kaugemale ei jõua, aga jõudis lausa veerandfinaali, lausa poolfinaali isegi. Võitis Carlos Alcarazzi ja ma ei saanud jätta tegemata torget, positasin siis highlightside video meile chatti ja mõtlesin, et kui nüüd siis teist võimalust ei pruugi tulla. No see on ja ei tulnudki. See on nagu olümpial, ütleme, iseenesest väga positiivne, 4 Tiffert jäi 4. on ju, seal oli ka pääses nii-öelda nappide torgetega kaugel, aga siis torgati teda, eks on ju, lõpufaasis jäi medalist ilma, nii et ma arvan, et sa said ka päris valusa torke siin natuke aega tagasi ja eks me torkame veel ühe nüansina, et sa ütlesid kella 5 ei klubi või mida iganes, aga kohvi võiks ikkagi, värske kohvi võiks ikkagi olla võimalus. See on huvitav jah, et Delfil ei ole see, et esmaspäeva hommikul töö pole veel sellel kellal alanud, ütleme, et selles suhtes me oleme esimestes kontorisse jõudsid. Jah, maja on tühi, vaikne, kohvi ei pakuta, väga kummaline jah. Ei, kohviga nii, et sekretärid tegelikult küll saabuvad 8.30, aga siis masina puhastus võtab nii palju aega. 6.30 peaks see hakkama tegelikult. Tegelikult selle masinaga nii, et selle masina läbijooks on suurem kui R-kioski kohvimasinatel. No seda võib öelda ka siis, ma ei hakka jälle nime nimetama, spordis on ka, kellel on läbijooks hästi suur, on ju, kellel on veel väiksem ja nüüd suure läbijooksuga ikkagi päris sinna lõppfaasi, Sverev on ka juba muidugi vanust, et jõudis kaugele. Kõik see meenutab mulle Djokovic'i. Vabandused. Aga räägimegi siis kõige sinna huvitavama osa ikkagi ennem ära, sest selle finaalist ei ole väga palju rääkida. Novak Djokovic kas postitas eile huvitava pildi. Ütles, et jätan selle siia kõikidele vigastusekspertidele puremiseks. Kas te tundsite ise ka nad südames väikest torget, et te mehe nii kaugele olete viinud? Et ta peab tõestama, et ta on vigane? Võib alustama? Jah, alustama. Ma väga hoolikalt valmistasin täna Djokovic'i, ma teadsin, et see tuleb üks põhiteemadest ja nii edasi, valmistasin seda ette, eks. Alustan, ma mõtlen heast või halvast. Alustan siis seekord heast. Ma tahan öelda, et see, mis poolfinaalis Djokovic'i väljakult äraminekul toimus, ei olnud ilus, ei olnud õige. Ükskõik mil moel, ta on paljusid võite saavutanud ja teinud ja nii edasi ja teistmoodi ja kolmandmoodi. 37, ilmselt viimane Aus Open, 10-kordne võit ja me võime kõik spekuleerida nende vigastuste üle. Ilmselt oligi seal näitemängu palju eelmises mängus. Tal on alati olnud. See on tema mängu üks osa. Minu jaoks oli kohutavalt kummaline, kuidas Alcaraz selle reageeris. Oma tembutamiste, lonkamistega, asjadega, eks imiteeris seal seda järgi. See näitab, et Alcaraz ei ole veel päris selliseks täheks olemiseks lihtsalt valmis. Ja sellest ka tema hüppelised mängud, et kord on super ja siis on jälle arusaamatu, mis toimub. Aga Djokovic müts maha, jah, ütleme, et ta turniir algas seti kaotusega, mille üle ma ei saa öelda, et ma kurb olin. Ma lootsin, et sealt paar seti läheb veel, aga ei läinud. Mängupilt oli väga-väga ilus. Ilmselgelt teatud sellistes kiiremates olukordades ta enam ei jõua ja ilmselgelt oleks ta Sinneri käest väga valusalt nahutada saanud.
ilmselt ta teadis ise ka seda, et eriti peale seda 1:20 seti kaotus Zverevile, et kui ta isegi selle välja imeb, siis Sinner teeb tast natukene häbipleki seal finaalis. Nii et ilmselt see kõik mõjutas seda, miks ta loobus. Noh, tont temaga. Tegelikult super turniir temalt poolt ja minu jaoks natuke üllatav, jah. Ja seti sai temalt kätte ju ka mitte ainult esimene vastane Pasaveredi, ma ei tea, kuidas seda õigesti nüüd hääldada, vaid ka Mark Laeli alistanud Jaime Faria. Ja. Kas Mark oleks ka saanud? Jaa, miks mitte, noh, miks mitte. Ega Djokovic'i mängus oli kogu aeg selliseid, ütleme, nagu mitte mõõnasid päris, natukene nii kõver aga ikkagi jah, selliseid, aga tal on seda alati olnud, ütleme, et esimene nädal ässad panevadki oma mängu kokku, on ju, selles suhtes, et teisel nädalal siis maksimum anda ja ka see turniiri käik näitas seda. Et see, mis käigu Sinner sisse lülitas seal vahepeal, seda oli päris kole vaadata ja kodupubliku lemmiku just käidi nagu, ma isegi ei oska seda väljundit öelda, millega üle minoorist, eks. No kuidas teile tundus Djokovic'i turniir ja see lõpp? No, räägi. No ma ütlen lühidalt, ma olen põhimõtteliselt Alo jutuga nõus ja nii palju, kui ma tema neid mänge nägin või episoode, et iseenesest see sama set mulle just väga kihvt set oli see poolfinaalis, peale mida siis mäng lõppes. Aga seal oli ka tunda juba, et vaatasin just, et kui see lõppes Veeri võiduga, et ütleme, et tal polekski see teibitud, see jalg ja nii edasi poleks, ja ikkagi oleks võitnud Zverev. Oli näha, et jah, tõesti see vanuse moment mängib rolli, aga üks asi, mis mulle iseenesest, mis mulle Djokovic'i mängu puhul on üldse viimasel aastal nagu, selles mõttes nagu meeldima hakanud, et kui ma kasutan niisugust terminit, et ta siin mingil perioodil tundus niisugune väga nagu robotmängija või selline, ta ei pakkunud mulle see mänguline pool nii väga. Aga nüüd ta ka tõenäoliselt natuke muutnud mängustiili ja teine asi, et vanus, et mulle vahest need lahendused või kombinatsioonid mulle jätavad nagu just miksib natuke palju rohkem kui vanasti, jah. Jaa, miksib jah, et on siit lühemad diagonaale ja kõik, see mul tegelikult päris kihvt, et algusaegadel, kui ta tuli, ma ei mäleta, et ta väga palju stoppe löönud, eks, see on juba, selles mõttes enam ei ole uus jutt. Et selles mõttes vaadatav on. Ja nüüd ma hüppan nagu turniiri võitja peale, ma ei taha midagi öelda, no tõesti nagu sõidab nagu rongiga üle kõigist praktiliselt ja natukene nagu hakkab see igavaks muutuma minu jaoks. Oot, seda on nüüd alles paar turniiri olnud. Jaa, just, aga ma viitan juba nii-öelda ma viitan juba nagu edasi, et kui tuletan meelde, et Federeri 3,5 aastat keegi saab vastu, et see on peale liiva. Aga midagi seal nagu oli ikka teistmoodi, jah. Oli ka Federer, jah, oli üle, aga kusjuures oli see ju praegust oli vist 4 meest või, kes on üldse 3 esimesest finaalist 3 võitnud, eks. Oli Federer, oli jaa, mul oli tegin isegi pildi välja. Alcaraz, Sinner ja üks oli veel. Jah, no mida iganes see oli. Ja üks juubel oli muuseas veel. Selle väikse vahemärkusena enam, kui teiste mängijate juurde lähme. 60 Grand Slam järjest meestest võitis eurooplane. 60. 15 aastat. Nii on. Tahad sa ka midagi Djokovic'ist või lähme kohe finaali? Ei, ma ütleks Djokovic'i kohta seda, et ma arvan, et üks suurimaid üllatajaid kindlasti ja positiivse poole pealt, et võib-olla isegi see mäng Djokovic Alcaraz vaatad üks parimaid mänge, sest et nagu Alo ja Toomas ka ütlesid, ega seal tegelikult see turniiri lõppfaas nüüd nagu väga huvitav ei olnud enam. Et igal juhul nagu müts maha tõesti, ma ütleks küll, et ma ei oodanud, et ta seda sellist asja teha suudab ja natuke isegi kahju ausalt öeldes, et nagu on nagu teine samasugune meie hea sõber Gael Monfils, et fantastiline turniir ja täpselt sama lugu tegelikult, et lihtsalt sa ju ei taastu ära enam ja ei suuda, et minu arust ta mängis isegi sellest Ben Sheltonist paremini too päev, kui need 3 tiebreak setti seal
seal ära mängiti. Ja sellele eelnenud mäng. Jaa, sellele eelnenud mängu õudselt oleks tahtnud näha, kuidas ta edasi mängib. Kistilt mängis. Aga kahjuks jah, see on täpselt see, et ikkagi mingises vanuses enam ei suuda taastuda ja nii on, et see on kurbad. Ja veel üks huvitav fakt muidugi, et millal eile just vaatasin seda viimast Courtside saadet, et teises nädalas ei olnud mitte ühtegi ühe käega tagakäelist tennisisti. Mitte ühtegi. Muidugi üks erand oli see, et noorteturniiri võitis noor sveitslane, kes mängib ühe käega tagakätt, et see oli väike selline vahemärkus seal Mats Villanderi poolt, aga see midagi näitab, mis on tennises ikkagi kardinaalselt muutumas. See tasapisi kogu aeg vähemaks. Jah, kogu aeg jäävad vähemaks, jah. No, siis on variant lõpetada ära ja minna mängima seeniorite turniire. Ja. Kellel? Nii Monfilsil kui Djokovicil. Kindlasti on väga motiveeritud. Seda ilmselt kunagi ei juhtu. Aga ma oma pika kõne unustasin ära, ma väga tahtsin mainida, et märksõnasid meeste turniiril seekord oli erakordselt huvitavad juunioride, väga noorte meeste esile tõuseks ja mitte üks, vaid päris mitu. Ja Monfils. Jah, see on nagu elu sees ei oleks uskunud seda. Absoluutselt. Elu sees. Ütleme, isegi kui seda 12 no Fritsi mängu ma vaatasin teisest setist alates, ma mõtlesin, kas tõesti, see ei ole võimalik. Aga oli. Ja ütles Ben Shelton sellise lause, et fantastiline, et ei ütleks küll, et see füüsilises vormis on, see mees on 38-aastane, et väga huvitav oleks mängida temaga 21-aastane. No tegelikult ei ole huvitav, tegelikult praegu on palju huvitavam, et Monfilsi tennis on palju küpsem ja targem võrreldes selle aega, kui ta ikkagi ja ärge ära unustage, ta tuli turniiri võidult. Just täpselt, mis ei ole ka väga ebatavaline. Terve nädala mängis raskeid mänge. See on müstika. Aga Alo mainis ära jah, et see loomulikult sellest Austraalia lahtistest jääb ikkagi meelde see nii-öelda teismeliste rünnak top 10 mängijate vastu, et see oli ka fantastiline. See on muuseas kohutavalt hea märk. Jaa, see oli tõsiselt äge. See aasta võib-olla nad veel ei hakka päris Grand Slamme võitma, ilmselt nagu ikkagi jääb see Sinneri Alcarazi pärusmaaks see aasta Grand Slammid. Ikkagi Djokovic ei võida, seda ei juhtu. Aga jah, need noored hakkavad, mida iganes nad on seal, Filsid, Mikkelsenid, see Tien, keegi kuskilt hakkab neid ammustama, aga mitte Sinnerit Alcaraz. Saame näha. Aga eile siis lähme siis eilse juurde ja Sinner hammustas päris suure tüki Zverevist ära numbritega 6-3, 7-6, 6-3, 2 tundi 45 minutit saigi publik seda etendust ainult nautida, nagu siuke keskpärane teatrietendus, et üks staarnäitleja tegi oma ära, aga tema lavapartner ei olnud selle mängu vääriline vist. Ma teen väikse vahemärkuse, seal ütleme, et nii mõnigi kommentaator ja ma olen absoluutselt nõus. Tegelikult Zverev ise ütles, et see oli tema üks parimaid esimeses setis oli ülikõrge tasemeline tennis. No reaalselt kõrge tasemeline tennis. Ainuke asi, et ei näinud kohta, kus Sinner murduda võiks. Et teise-kolmanda seti mängu tase nagu natuke kukkus, aga see, milline löömine oli esimene set, no see andke andeks, kui 67% punkte mängitakse üle 20 punktiseid rallisid. See oli lihtsalt super tennist. Ja teises setis natukene õnne, võib-olla Zverev oleks võitnud, aga ikkagi ei näe, kust kohast ta seda matši oleks võitnud. Ja sa mõtled eelkõige see võrgu võrgutrips 4-4 ja pigem ma mõtlen hoopis teist punkti, teine set 6-5, tasa 30 ja siis mängiti üks super imeline punkt, krossid, asjad, võrgud, lühikesed asjad, mille Sinner lõpuks mööda lükkas, on ju, ka 25 pluss lööki ja Zverev võitis seda punkti vähemalt 3 korda, Sinner tõi mingeid imepalle kuskilt välja. Et seal võimalusi Zverevil oli, aga veel kord esimese seti mängu kvaliteet oli unglaublik. Lihtsalt uskumatu. Ootan just seda, et mida selline mäng teeb Aleksander Zverevi enesekindluse ja usuga. Ma vaatasin seda nägu, ma mõtlesin täpselt see on sama. Niivõrd karm asja, sellist asja austuseks ma pole mitte kunagi näinud, et Grand Slami autostumisteremoonial
kaotaja nutab võitja õla peal, et no see oli esmakordne asi, aga ma mõtlen just, et teades, et kõik oleks võinud justkui vastupidi minna, et sa tead, et su vastane on 2 päeva tagasi krampides olnud, 4 päeva tagasi ta oli seal väljakul ikka konkreetselt täiesti haige ja värises, et milline see mentaalne ettevalmistus selleks finaaliks võis olla, et tundus just, et Zverev teeb kõik selleks, et see võimalikult füüsiliseks ja pikaks ajades mäng, aga reaalsuses oli kõik täpselt vastupidi ja üks asi, jah, oli väga huvitav see esimene sett, aga sa tegelikult ei jõudnud murdepallini. No ta ei jõudnud terve mäng sa ei jõua terve mäng murdepallini. See oli vist 3. finaal ajaloos, kus ei jõudnud 4. mäng ja 35 aasta jooksul, kes ei jõudnud murdepallini. See oli, selles mõttes see oli ikka väga valus kaotus vastu võtta ja teades, kuidas ta püüab ja kuidas ta on justkui nagu... Ja minu jaoks oli just see tema lause, et ütleme, et kus tundub, et see aasta mitte mingit asja ei juhtu, ta ütles ju nii pressikonverentsil kui seal, et Sinner on täiesti teine tase, on ju. Et ta ei ole isegi lähedal sellele. Meie vaatame ilus tennis, ilus löömine, aga Sinneril on kogu aeg varu. No, ja eks mängija, kes seda ütleb, ta ju tunnetab ju platsi. Jah, loomulikult. Sa võid ju nii-öelda võid kihvti punkti mängida, sa tunned, et sul jääb seal puudu, et sa ei saa seda kätte. Et selles mõttes Zverev tegi tõesti kõik ilmselgelt, et selleks, et ikkagi saada see slämi võid kätte, aga noh... Ja need Zverevi finaali kaotused on olnud totaalselt erinevad. Tiimiga andis ta ära ikka. No lihtsalt spordikeeles öeldes lasi püksid täis, eks. 5-4 otsustav sett oma serviga võtta Grand Slam, on ju. Siis Alcaraz'i vastu sai lihtsalt bensiin otsa, aga nüüd oli kõik olemas, aga reaalselt oli näha ju 3. sett, et tal on usk otsas. Tal on igasugune usk otsas, ta lihtsalt näeb, et pagan ma ei saa. See on natuke teine tase. Sest tegelikult, kui seal eelnevaid mänge kommenteeriti ja analüüsiti, siis Zverev ju minust ka servi tõrje pool, et rohkem tuli vastu, palju lähemalt tõrjus ja et eks nad otsivad neid momente, neid võimalusi, kuidas oma mängu taset tõsta. Mis mulle meeldiski esimeses setis? Ma pole kaua aega näinud meeste mängu, kus üks seisab tagajoonel ja teine proovib seista tagajoonel. Aga mida game edasi läks, siis ma vaatasin just Zverevi mängu kohta, ma imestasin, et Zverevil meeldib mängida oma turvatsoonis mingi 2-3 meetrit tagajoonest, on ju. Ühte äkki ta mängib esimese 6-7 game'i on, kogu aeg proovib olla tagajoone juures, aga selle Sinneri tempo on seal lihtsalt nii, et vaikselt vajus ja lõpuks oli teises setis ikka. Kuulge, teeme väikse viktoriini siia vahele. 7 meest on kaotanud oma esimesed 3 Grand Slami finaali. Zverev oli 7. Kes on ülejäänud 6? No, Andy Murray on vist äkki üks või? Jaa. 7 tükki üldse läbi siis selle nagu ATP ajaloos. Jah, need on üsna nagu tuntud nimed, jah. No siis ma mõtlen, keegi on sealt vanemast ajast ka, varasemast ajast kindlasti. Ivan Lendl. Ja ma just, ära kiirusta, ma tahtsin. Ma oleks pakkunud, aga ma ei Toomas ütleb kõik ära, Gunnar ära kiirusta. Ei ütle, aga Lendl oleks... Jah, just see. Lendl, aga kes veel? No ma ei tea, minul on praegust tühi. Aju jah, ei ole nii, kohvi ei saanud. Bruguera kaotas Berrettini kaotas 2 finaali. Roland Garros. Aga Berrettini minust oli üldse 1 kord ainult finaalis. Väga huvitava tehnikaga oli, mäletad, jah. Ühe poole peab eeskätte taga. Aga ma mõtlen, võiks mõelda ikka, palju meil aeg üldse on? No ma ei tea, nii palju ei ole. Ei, me ilmselt ei mõtle seda. No seal on Goran Ivanišević, Andre Agassi, Andy Murray, sa juba ütlesid, Dominic Thiem ja Kasper Ruud. Ruud. Ei, kui nii ütleb muidugi, aga Delfi kohvi ei pakkunud, mõistus ei tööta, midagi pole teha. Ivaniševićiga oli see huvitav asi, et ta kaotas neid finaale, ladus ässasid eelkõige seal Wimbledonis ja kui võitis, siis oli wildcardiga. Aga sealt nimekirjast oli ainuke meelest, kellel on puudu Grand Slam on Ruud, jah? Teistel on kõigil on olemas Grand Slami võidud, jah. Ehk siis selles mõttes justkui julgustav, aga mõtlen jällegi, et see finaal mitte väga julgustav. Zverevi pärast ma kardan mitte seda, et ütleme, et see aasta ma ei näe tal Slami võitu ja järgmine aasta ma kardan, need noored erilased on kõik kohal juba. Ta ise ütles ka seda, et ta teab, et ta peaks selle Grand Slami võitma ikkagi siin vanuses 27-28 ja kell tiksub, et ega ülimalt keeruline.
jah, kui need, ütleme, need isegi nojah, tiimivõidud ja asjad, need tulid Grand Slami võidud tulid segastel asjaoludel, aegadel, eks. No see oli ju see sama, no koroona, see oli see Grand Slam, kui Djokovic maha võeti. Jah, et aga noh, mina ei tea, mul ei ole usku, neid noori on praegust nii palju, et ma huviga hakkan meeste tennist jälgima, et kes nüüd järgmisena ette popab. Ja kui rääkida maailma esireketist, siis see mees suudab ikka jälle ja jälle millegi uuega üllatada. Kui nüüd see aasta seda turniiri vaadata, siis no ma ei tea, märkasite ka, sellest oli palju juttu, kuidas on võimalik lüüa jooksu pealt avatust asendist nii kõvasti ja nii täpselt. See on ju, proovi üldse pallile pihta saada sellest asendist. Eks see on see suusakool. No, täiesti uskumatu. Ja oli siin paar aastat tagasi, kõik rääkis nõrk koht, sealt tagakäega välja joosta, et ei ole raske. Nüüd on tal see relv, no täitsa uskumatu. Päris mitu passerit oli seal täiesti. Fantastiline, et see mees läheb paremaks. No. Uskumatu 23-aastaselt läheb paremaks. Ja, on. No näiteks, aga Carlos Alcarazi puhul ei märka seda, et nüüd midagi väga palju paremaks. Carlos Alcarazil on ilmselgelt tal ikka kuidagi ära viskab. See ei ole esimene kord. Praegust on neid kohti olnud ju siin 2-3 aasta jooksul ikka päris palju, kus ta täitsa ilmetut asja näitab. Mida Sinneril pole olnud, selliseid ärakukkumisi. Aga jällegi, kui Alcaraz mängib oma head, ütleme seda A-mängu, siis minu arvamus on raudne, et see on ainuke mees, kes võib võita Sinnerit tähtsastes mängudes. Minule spordis meeldibki see, kui on selline, tunnetad seda inimlikku sellist dimensiooni, et ongi kõikumine, on natuke mentaalselt midagi vahest, et ei ole nii, et ma ei tea, seal 5-6 aastat või 10 aastat, tennises võib-olla päris 10 aastat niimoodi, jah, meil valitsesid siin mängijad isegi rohkem, aga need oli mitu, et just see inimlik aspekt. No õnneks seda kõike pakkus meile naiste tennis see aasta. Nõus. Et seda on ikka spordis vaja, et see teeb nagu huvitavamaks selle jälgimise, igal juhul. Aga kas see ei ole natukene muret tekitav, et meil mängivad maailma esireket ja maailma teine number, aga maailma teine number saab niimoodi kotti? No ma ju ütlesingi praegu. Jah, tegelikult maailma teine number on muidugi Alcaraz, olema ausad. Et Alcaraz oleks finaalis olnud, siis jah, ma oleks ikkagi 80-20 pakkunud Sinnerile, aga seal oli üllatuse võimalus. Sverevi ja teistega ei ole. Ja isegi kui oleks mingit moodi see mäng läinud, ma ei tea, 3. või 4. set, kogemustele toetudes ma olen ütlenud, et Sverev oleks leidnud kuidagi tee selle mängu kaotamiseks. Mingit moodi. Aga Alcaraz on tõestanud, et ta on väga 5 seti mängu mees ja sealt oleks huvitav finaal tulnud. Selles suhtes on natuke kahju, kuigi mul on sinu mehe Djokovic üle hea meel, et see viimased hinge tõmbada, et päris ilusa turniiri mängis. Aga ausalt, ega vist ei mäleta sellist hooaega, eelmist hooaega, kui sa mõtled, et sa võidad 2 Grand Slami ja lõpetad aasta maailma 3. Kas sellist asja üldse ma ei mäleta, et sellised üldse tennises oleks olnud, et ja mis kõige hullem, sa oled jooksvalt 2 Grand Slami ja punkti vahe on 4000 kopikatega punkt. Jah, täitsa uskumatu. Ma vaatasin, nüüd on jälle viimaste aastate kõige suurem punkti vahe, me esimesel teisel on mingi 3800 ja esimesel 3. vist mingi peaaegu 5000, see on müstika. Tuletame meelde, kui ja näiteks, kui Anett oli maailma teine, ta jõudis 16 hulka Grand Slamil. Jah. Võrrelda näiteks. Ja ei, see kuidagi kummaline see värk. 5 turniiri võitu. Ja seda küll, jah, see väga fantastiline periood oli. Alates sellest hetkest, kui Sinner tõusis maailma esireketiks, esimesed 50 matši, ta on nendest võitnud 47. Seda on suutnud varem ainult Björn Borg ja Jimmy Connors. Siit edasi. Huvitav näha, mis aastal see Jimmy Connors, kas see oli 74 või oli see 82, kui Jimmy Connors nii tegi? Okay. Räägime korra selle aasta läbi, see kuidagi, kuidas see algas. Ei, ma praegu mõtlen. see Connors oli, ma natuke isegi üllatunud, jah, et just Connors. See oli jaanuari algus 82 jaanuari algus. Ja just seda sama Lendli võitis seal. Aga üks lõpetuseks, Gunnar, et üks asi veel, et seal jooksis fakt läbi, et see turniir ta kaotas küll 2 seti Sinner. Aga ennem seda vist, ma ei tea sealt kuskilt, ma ei tea, oktoobrikuust kuni sinnamaali oli kaotanud veel 1 seti, nii et kõige hullem on see, et ta pole, mitte pool aastat, aga ütleme 3 aastat on ta 3 setti kaotanud. 3 setti. Aga endiselt
ohumärk on tervis. Sellepärast, et näiteks need samad krambid ju hakkasid tal praktiliselt, ta oli ju tund aega väljakul olnud ja oli krampidega vaevles seal. Selles poolfinaalmängus oli see, ja noh, see 4 päeva enne finaali ka, et noh, sellised... Kui need ei ole korduvad asjad, siis ei ole midagi hullu. See võib vahest olla toitumisest, mida iganes 1000 asjast, närvidest lõpuks. Ja nii kui Alcarazil oli, Prantsusmaal, jah. Et noh, kõige tähtsam on terve püsida. Noh, platsivälised asjad ka, et me võime küll arutada, mida Sinner veel sel aastal suudab teha, aga võib vabalt juhtuda, et ta ei mängi sel aastal rohkem Grand Slamme. Aprillis on kohtuistung, Vada kaebas edasi otsused, väga tõenäoliseks peetakse, et siit tuleb mingi aastane laks. Jah, aga jällegi, no täpselt me istusime siin samas ja rääkisime, minu sõnad olid ka need, et kui seal ikkagi patustatud on, siis ei ole võimalik, et ta Ameerikas normaalselt mängida suudab. Tuli, võitis. Nüüd on teema jälle üleval. No mina ütlen seda, et nii palju kui minu kogemus näitab nende dopingu ja juhtud, kui nad on sellised, noh, ütleme näiteks, kui on seal väike kahtlus või piiri peal, siis üldiselt nii-öelda suuri staare vähemalt ikka ka säästetakse kuidagi, ükskõik kui karm see kohus seal ei ole, vaata läbi ajaloo tegelikult. Spordikohus ei saa säästa seal kedagi. No aga tegelikult vaata läbi ajaloo, siis on väga karmid juhtumid, siis pannakse laks, no ratturitele on ju nii ja mingi hetkel suusatada, aga seal oli konkreetselt ju jääd ikkagi, ma ei tea, süstaldega ja mingite asjadega vahele ja faktele, aga siin on jah, praegust tegemist mikro kogumise asjade. Aga kui sa oled vähem tuntud, siis noh, me teame ka Eesti puhul, küsimus, ma arvan, et Sinneri taga ongi, et noh, et ta ise ütles väga ilusasti enam Austraalia lahti, ma ei oleks siin, kui ma täiesti siiralt ei usuks, vaid teaks, et ma olen süütu. Aga ma ütlen, et üks tugev tegur on seal ATP. Ja ATP ei lase seda läbi. No ma ütlesingi, et sõna poliitika. Ta ei taha oma sporti tuksi keerata. Seal on väga, tegelikult taustajõud on väga kõvad. Rahad on mängus ja see võib paberi peal tunduda, et tennis kaotaks sellest metsikult. See on kohe aga ma näen, eks näis, eks on ju. Eks näeme. Aga päev varem, ehk siis laupäeval toimus ka naiste finaal ja jõudis 29-aastaselt ära oodata oma esimese slammi Madison Keys, kes siis pani kotti Arina Sabalenka maailma esireketi 6-3, 2-6, 7-5. Kas kellegil, ma nagu küsin sinu eest kohe, et kas kellegil ütleme, noh, ikka siin suhtled ju erinevate nii treenerid ja mängijad omavahel, kas keegi kuskil jooksis läbi, kes oleks pakkunud teda? Ennem turniiri või? Ei näinud seda seal koefitsientide tabelis teda kuskil. Ei, kindlasti mitte. Kuigi nüüd on maailma 7. reketini. Alustas aastat 22-selt. Jah. Aga noh, selles mängus oli nagu matši rohkem, aga noh, mis mulle silma jäi, et noh, kõik tegi nii õigesti, mitte et oleks mingi superlööja või super, ma ei tea, ükskõik mis elemendi valdaja, aga lihtsalt nii õiged otsused. Et kui on vaja... On küll superlööja, Gunnar. Noh, jah. Väga superlööja. Me oleme siin ka rääkinud, et kõik need oskavad lüüa, aga noh... Ei oska nii lüüa. Ta ikkagi eristub sellest. Absoluutselt eristub. Eristub ikkagi ja teine, mis on nagu huvitav, et üldiselt nii palju, kui mina olen varem nagu tema mängu vaadanud, on tal on alati praegu igas mängus või turniiril nagu kõikumised hästi suured olnud. See on mul nagu silma jäänud. Ma ei ole nüüd kogu karjääri detailselt jälginud, aga mul oli selline mulje ja selles mõttes, et ta nagu ka ega seal ju poolfinaal oli ka momente, eks on ju, keerulisi, et ta nagu ei kukkunud ära. Et kuidagi mul on varem jäänud silma, et seal on kõikumine väga suur tal olnud mängus. Kogu see lugu on üks väga ilus tuhkatriinu lugu, ma ütleks selle kohta. On, ja mina veerandfinaali ajal nägin väikest minifilmi temast. Ja siis ma hakkasin pulli pärast vaatama, mida ta üldse teinud see aasta on. Ja ta tegi oma elus väga-väga palju muutusi siin mingi mõne kuu taga. Üks muutus oli see abiellumine, teine muutus, et võttis mehe treeneriks, kolmandaks muutis ka reketit. Ja minu jaoks isegi ei ole see, et ta võitis selle Austraalia lahti. No okei, oleks võitnud, võita võib mitut moodi. Aga 7 mängust võitis ta 5, kas 6-4, 7-5 või 7-6 otsustava. Ühe neist matšpallide pealt Svianteki vastu, eks. Ja kui me rääkisime siin Monflisest, et Monflis tuli teiselt turniirilt otse, siis tema tuli ka.
ja kus ta mängis veel 2 otsustavas rasket mängu ja ka samamoodi võitis selle turniiri. Nii et tegelikult ta nüüd järjest rekord on 12-0, on ju, millest 7 mängu on otsustavas ja mis on mängitud 19 päeva jooksul. Ja täpselt see, mis Alo räägib ja kuidas sa võidad, sa veel võidad maailma teist reketit poolfinaalis ja maailma esireketit finaalis ja seda mitte ei anta sulle kandikul, vaid sa ise võtad selle võidu. Aga teises ringis mängis qualifieriga 7-5 otsustavas. Et selles suhtes, et kuskilt on see confidence tulnud, enne muinumist mehega räägid asjad läbi, on ju kõik asjad, igal juhul on see tulnud, mingi asi on tal paika loksunud, ta ise on ka sellega täiesti päri. Ja miks mitte, kui aasta niimoodi alanud on, see on väga põnev vaadata, mis see aasta see ongi tegelikult see, sa kirjeldasidki täpselt seda muutust tema mängus, mida enne ja vaatasin eelmise aastaga läbi, 2.-3. ring, eks? Super võit, super kaotus. Ja siis minu meelest, kui ta omal ajal mängis seal USA lahtistel Stevensi vastu finaalis, seal vist ei tulnud eriti. Ei olnud seal midagi eriti, seal ta lagunes täiesti ära. Seal oli mentaalselt ka täitsa kuidagi kukkus ära. See oli tema 46 suure slammi põhiturniir. Sverevil on minna veel või? Ainult 2 naist ja 1 mees on pidanud kauem ootama. Flavia Pennetta sai 49. katsel, Goran Ivanišević 48. katsel ja Marion Bartoli 47. katsel. Ja kes lõpetas kohe karjääri? Õigesti tegi vist. Aga jah, see oli tõesti nii ilus lugu, et mul kohe viimane kord võib-olla, kui naiste tennises nii ilus lugu oli, kui Leila ja Raducanu mängisid ameeriklaste finaali, võib-olla see oli selline ka siuke truhkateline lugu, et nüüd jälle, et see oli tõesti nagu fantastiline. Ma vaatasin Tamperes seal nende teiste mängude vahel ja kergelt tahan öelda, et vahepeal tuli lausa pisar silma. Ja oli selline moment. Jah, täpselt sama siin. Ma lihtsalt veel lisan. Kuigi mu ennustus läks tuksi, aga mul pole ammu selle üle hea meel olnud. Ja, et ma olin ise tennise nagu üritust aitasin korraldada ja seal võtsime vahel mikrofoni. Et ma ei taha midagi, et keegi ei ole nagu Sabalenko vastu võib-olla, aga mis oli nagu huvitav. Mina olen küll vastu. Mina ka. Ei, okei, ma lihtsalt ütlen, et kõik ei ole, ma mõtlen seda võib-olla. Vaatamata sellele, kui sai mikrofoni öeldud jooksvalt, et näed, Madison Keys seal juhib ja et nüüd, ja nii kui sai see, ekstra võtsin mikrofoni kohe, mõtlesin, et see on hea uudis ikkagi enamusele, et näed, Madison Keys võis, kõik, ütleme, see on näha reaktsiooni. Et ikkagi selles mõttes ma usun, et need, kes ka vaatasid mängu algusest lõpuni või seda uudist kuulsid, mõnigi vaatas kindlasti järelvaatamises selle peale seda. Et see oli, jah, see nagu andis mingi positiivse tunde hästi paljudel inimestel näha kohe. Annan, kõik oli selle taustal, selle võidu taustal tegelikult mul on eriti kahju Sviatekist. Oi, mis matšpall võib talle teha. Oma serv, 8-8. Jaa. Sabalenka vastu on ju väga lihtne olla, et mul ei ole küll valgevenelannna tee vastu kui rahvuse vastu midagi, aga lihtsalt see jutt, mis ta suust välja ajab ja see maailma rahu ja mul ei ole siin midagi öelda ja ei, ta konkreetselt ikkagi, esiteks mul ei lähe teatud asjad silme eest ära, sõda oli juba alanud, Sabalenko võitis Austraalia lahtised, internetis jookseb see, kus Lukašenko istub oma seltskonnaga laua taha, hüppab püsti, viinapitsid käed, naša, Riina, peale seda annab Valgevene kangelase selle, mille Sabalenko ilusasti vastu võtab ja pika tänu kõne peab. Võttis sõja ajal vastu või? Ja, see oli paar aastat tagasi. Jah, aga saladuskattel nad ju kõik ju mängivad, nüüd Lukašenko vist enam ei suuda platsil liikuda, aga see on ju teada lugu, et Valgevenes kõik alates mitte ka kõige suurematest staaridest, alates seal lausa Kovortšovad ja ma ei räägi nendest kõik Zverevad, kõik on ju nii-öelda sparring partnerid suurele diktaatorile. Vaata, kuhu me nüüd jõudsime, eile olid Valgevenes presidendivalimised, nimetatakse kõige ausamaks. On see midagi olulist või? aga enne Austraalia Openit mingil väiksemal turniiril, ma ei mäleta, kuskil küsiti, et miks sa ei ole nagu võtnud sõna sel teemal. Sa ütlesid, et ei, et kui on ikkagi mille eest seista, siis ma ikka tavaliselt seisan ka, aga ju siis küühitatud lapsed ja kobarpommid, mis süütud inimeste pähe kukkuvad, ei ole asi, mille eest seista. Aga vaata, ta on seal Eurospordis ka, nad löövad seal tantsu ja teevad liigutusi ja TikTok ja Instagram ja võt see kontekst on just ka eriti, et kõik on nii
kihvt, lahedad kujud oleme, et seal, kui meil on jah, ja siis vaatad korra kus naiste turniirist mul natuke kahju oli, üks nendest otsustava 6-4, 7-5, 7-6 kaotajatest oli Svitolina ju Kiisile, eks? Mul oli seal tõesti kahju, ja kui kuulasin neid intervjuusid Svitolina, miks ta siiamaani keeldub Vene mängijate, Valgevene mängijatega midagi kätt surumas asjad, sa näed, et ühel inimesel on tegelikult on jube kihvt perekond Svitolina ja Monfils ja eks nad panevad ka sinna üles, kus nad seal oma jahi peal natuke tantsivad, aga igal pool, kus olukord on see, kus küsitletakse seda, siis see on nagu näha õnnetust oma rahva pärast või whatever, mis asja pärast. Ikkagi sõda on kohutav asi, Ailo. Vaata, kui see lajal nüüd mängis Monfilsiga, ütle mulle palun selle Ukraina, sul on meeles see nimi? Maria Kotšerženko, kes mängis siis Anikinaga enne ja ma peale mängu rääkisin tema emaga ja siis neiu oli ka seal ja siis küsin, mis te nüüd edasi teete? Ja ütlesid, ei, et me sõidame, lennata ei saa, eks on ju, Dneprisse, vana Dnepropetrovskis linna nimena. Ja siis ma just olin sama päev, lugesin uudisid, et seal oli siis isegi vist hukkunutega mingisugune rünnak, eks on ju, ütlesid, et see lõpp. Kusjuures vahetult enne mängu ema ütles ka, et isa on neil rindel. Ja lisaks veel ehk siis peredes on reaalne füüsiline õnnetus, asjad ja tilulilutada, lellutada, et rahu kõigile on ju, ma olen Gunnar arva, kui suga nõus, praegust olen totaalselt suga nõus. Et jah, ihukarvad tõusavad püsti. Kuulge, aga rõõmsamatel toonidel jätkates siia kanti tuli ka üks võit. Harri Heliovaara võitis siis oma teise suure slämmi ja inglane Henry Patten oli tema paariliseks. Ja mil moel see finaal või? Kas te nägite seda situatsiooni sealt võrgu peal, sest pall, kus Vavassori ja Bolelli oleks saanud settpalli ja loeti juba ära settpall. Et ühesõnaga jutt oli sellest, kas ta tabas reketi palli teisel pool võrku. Pärast kaader näitus. Ja kõige huvitavam oli see moment, kõigepealt kohtunik luges selle punkti Vavassori Bolellile ära, siis ta ütles, et vaatan videokordust, siis ta ütles videokorduses kohe kõigepealt, et jah, nii ongi. Siis ta hakkas uuesti vaatama, näidake mul teise nurga pealt ka, näidake veel, näidake uuesti, tükk aega, kõik oli laivis, jooksis ja siis ütles, et ikka ei ole. Ja see ikkagi nendel meestel tõmbas ikkagi konkreetselt seal ikkagi... Kas tennisesse on varr jõudnud? On nüüd jah, näiteks seal on varr, et kas said teise põrke pealt kätte ja need varrid on samamoodi jälle, olenevad nurga alt, on üli erinevalt, vaatad, täitsa nagu müstika. No üldiselt seda reketi kätte saamist ikka näeb. Aga see olukord oli... Võrgu seda ma olen nõus, see nurk peab olema jube hea. Ja sa pead ikka nagu vaatad 100 meetri jooksu finišil. Ja et kas ta peale puudet liigub reket üle. Ja kohtunik ise oli seal ikka tükk aega jamas selle videoga, seal vaatas, pange veel, pange suumi, pange tagasi, pange üks kaader edasi. Ja see kõik nagu oli otse ülekandes, et see oli... Ari ei ole, siiras, juhtusin Soomes ka olema selle, et see on siiras kihvt asi. Arvestades Harri elu üleüldse kõike seda, sest ma ju samadel turniiridel sõitsin oma poistega, mängisid seal Harri Karl Päärod ja möllasid nii edasi. Ja siis sa lähed tänu, mida iganes seal oli tervislikud või muud põhjus, läheb põhimõtteliselt 7-8 aastaks kontoritööle ja siis tuled tagasi. Ja jõuad, see on nii järgmine Tuhka-Triinu lugu. Ja ma ei tea, kas mina ütleks, et parim mees väljakul oli finaalis Harri. Absoluutselt nõus suga. Absoluutselt, mulle tundus küll, et tema on ikka ja tähtsad hetkel mängib julgelt. Tähtsad momendid on Harri alati. Ja seda ütles ta paariline ka. Patten on selline, et võib-olla nii ja naa, aga tähtsatel momentid ja Harri on alati teeb asjad ära, see on fantastiline. See, mis sa mainisid, et läks kontoritööle, see on ka Wikipedia lehel ära mainitud, et töötas kõigepealt mingis Ameerika konsultatsioonifirmas ja siis oli ka kontoris Helsingi lennujaamas. No ta läks üldse lennundust õppima ju. No see kõik see tagasi tuleks sinna tennise juurde, et tulen sparrama poisse asjad nii edasi, oks prooviks koha peal siin mingit turniiri ja siis kuule, 2013 kuni 2017 oli siis ära. Ja ta toob selle emotsiooni ka sinna sisse. Väga emotsiooni. Et tema punkti järgselt võidetud jooksuringid, mingid asjad Davis Cupidel, seal on see metsik energia, metsik see, sellest üle, ka tema imeline võit Mixtis selle Kasahhi, nüüd ei tule, et see nimi mulle, kellega ta võitis US Openi Mixti on ju.
minut ennem sainini lõppu panid kirja, on ju, kes teadmata teineteise nime, et kuule, kes sa oled, kes ma olen, on ju, no täitsa pull, on ju. Aga teine soomlane oli veel, super esituse tegi, super. Poolfinaal, juuniorid Baldaanius. Ja võitjale kaotas väga tasavägise mängu ja nii, et Soome tennis tuleb neid, jah. Eriti poiste osas ja seal on nooremaid poisse veel soomidel väga-väga kõvasid ja no ega naiste poole neil polegi läbi aegade väga midagi ju, midagi on seal olnud küll ja siis ajamängijaid, aga väga ei ole ju. Aga just, et mehed on huvitaval kombel jah, et neil on nagu aga meie poistelt ka väga hea nädal see nädal, sellepärast et jõudis ju Danil finaali, mängis Mikael Üümeriga otsustavas setis finaalis 3000-sel ITF-il ja Margil ka, jah, jälle see Aleksander Bloks see on tal ebamugav vastane, aga see oli selline mäng, et see oli täiesti ütleme nii, et siia-sinna, väga hea nädal ikka. Väga hea nädal, jah. Mul oli niimoodi, et mul oli muuseas see Klinka poolfinaali, mul siis vaadati seal koha peal, eks on ju seda mängu just alates teisest setist ja siis kus kohas sa seda vaatad? No Luksemburgis toimus see. Okei. Detailidesse langema ja siis nagu ütleme, jäi nagu silma, ütleme, ma ei ütle, et nüüd tõsine tennise ekspert oleks seda, aga ütles, et väga, et Klinka oli nagu tubli ja et nagu mängu oli ja ainukes küsimus, et et nagu riskis tõrjel, et seal nagu just, kui ma siis seletasin, et ju siis oligi see, et oligi vaja seda teha, et ta pidi vastu murde tegema seal vist otsustavast setist ja ju murdega maha. Aga ütleme, sealt tuli positiivne. Ja siis ma nägin eile juhuslikult, et nüüd on ka ITF-i turniiridelt vahest, ma ei tea, kas igast finaalist, aga on vahest live stream. Ja ma avastasin selle ja vaatasin, kui mängis siis norrakas Kjär, kes oleks, me sellel täna ei peatu, kes oleks võinud ka võib-olla isegi Eesti lipu all mängida tänasel päeval. Peatume ikka, ma ei tea sellest midagi. Ta isa on ju siit päriselt olukord. Tähendab, ei ema. Või jah. Ema, aga isa on tal norralane, issand jumal, Kjär, ma olen ta vastu muises mängib tennist väga korralikult, hakkas küll täiskasvanust peast mängima, rattasport oli eraldi stardist Norra meister. Ma ei tea, kas nüüd vist tõenäoliselt ikka nagu amatöör, selles mõttes mitte võib-olla profiklassis. Ja siis ta oli Eestis hästi tihti siin viibis, et Eestist pärit naine on tal. Ja kuigi nimi viitab nagu, et jah, vist Butkova on vist perekonnanimi, aga tegelikult puhas eesti keel ja kõik, et ja oleks ma siis ette kujutanud, kui ma temaga mängisin viimati, ma mängisin ta vastu Kreetal 2012, tema isa vastu selle Kjäri. Ja siis oli ju põhimõtteliselt väike laps, ikkagi oli, et nüüd sellest võib siis tulla tulevikus ka. Seal oli suurem tenniseliidu, kui ma ei eksi, see isa oli, ma arvan, ma ei eksi, oli Norra tenniseliidu president mingi hetk. Isegi nii võis olla, jah. Ja seal tekkis mingisugune tüli, millega ta ära läks ja siis ta otsis lausa uut kodakondsust, ja siis ma tean, et teatud ringkondades kuskilt käisid läbi Eesti variandid. Poleks paha on meil maailma juunide esireket. Ma lihtsalt lisan seda, et vaata, vaadates ütleme nüüd seda noor mängijat, kes võitis eelmine aasta Wimbledoni noorte turniiri, ja ma mäletan, kuidas või äkki ikkagi isa oli lapsepõlves midagi mängida, kogu aeg oli see jutt, et ta nagu hakkas hiljem mängima ise tennist ja oli natuke võib-olla krobeline tehnika, aga ma mäletan, ma mängisin vastu nagu selles nagu traktor või väsimatu oli, täiesti väsimatu oli, et head geenid on ja ma ikkagi hoiame pöialt, eks on ju, et just sellised riigid ka nagu tulevad pildile, aga jah, et see tase, et just, et ma nägin, et kui seda finaali Mikael Üümer ikkagi on tõenäoliselt nüüd hakkab tõusma edetabelis peale seda. Eks ta tuleb tagasi. Ja, et ma vaatasin, et tempo oli kõva ja laialimängu me saime ka vaadata, et tundub mulle, et on seal mentaalselt nagu hakkab paremini minema laialil. Et kuidagi nagu on paremini mängus sees. Võib-olla ma eksin, mõni ütleb, aga nüüd juba mitu mängu juba olen, mis ma olen jälginud. Väike muutus. Ja sellel turniiril ka tegelikult, mis oli hästi positiivne, ta tegelikult tõmbas ülimalt raskeid mänge välja. Et ta suudab mängida väga keerulistes olukordades ikkagi, et see on tal väga kihvt. Vastased olid korralikud, kes ta võitis ja aga jällegi, nagu ma eelmises saates ütlesin, nüüd tuleb see samm teha. Täpselt.
see üks pikk samm. See numbriliselt võib ta isegi lühikesena tunduda, aga tegelikult on ta korralik üle kuristiku hüppamine, aga tuleb üle saada lihtsalt. Nojah, siis ta tuli ju ka kvalifikatsioonist, vaata palju tal mänge oli all. Et tal ongi vaja see sama, me oleme kogu aeg rääkinud, et kui sa oled juba sinna, ütleme, oled esisajasse jõudnud, ma ei ole huvi pärast, et tasuks, sina, Alo, oskad seda peast kindlasti öelda, et kui mõni mängija, ütleme seal kuskil 95 näiteks jõuab ja nüüd ta saab turniiridele peale, mängib, mis on see umbes miinimum võitude arv aasta jooksul, et siis saad 100 püsida? Ei ole ju väga suur see number. No ikka, kui sa ainult paar mängu võidad, siis ei püsi. No päris paariga ei saa, aga vaata, sa suurendad oma tõenäosuse nii suureks, eks sa mängid nii palju turniire ja asju, kus sul on suured punktid mängus. Täpselt, seda ma et kuskil on sul, kuskil lähed 2 ringi läbi, kuskil hea loos, sinna tänna ja pikka aega Anett ei jõudnud sealt 2.-3. ringist kaugele, need punktid on piisavad, et püsida seal kogu aeg ees otsas. Ja olla kogu aeg VTA või ATP põhitabelis, kus sa saad teistel nädalatel, kui keegi mängi, saad super tulemust näidata. Aga jah, sinna pääsemine, seda loogikat teavad ju kõik vaata, siin turniiril oli ka kellelgi noorel, kes mingi mängu võiduga jõudis 100 hulka, ma mäletan, treener ja kõik õnnitlesid teda, et neid noori nimesid tuli nii palju peale, et ma ei jõua veel kõiges täpselt orienteeruda. Aga see on nagu selline nagu milestone, et jõuda sinna. See annab nii palju lisa ekstra neid ja nüüdki Austraalias üle $100,000 esimese ringi kaotus on ju, see on puht finantsiliselt. See on ka oluline. Ja see on väga oluline, sul on ikkagi raha võiks hakata tagasi tulema nii-öelda. Jah, sealt hakkabki raha tagasi tulema. Või endale teenima midagi, aga kuni sinnamaani on ta suhteliselt selline nutune. No siit klinkadest ja laialetest on hea minna üle ju sellele, mis hakkab toimuma Tallinnas reedel ja laupäeval. Eesti mängib Davis Cupi teise grupi kohtumist Venezuelaga. Meil on siis Mark Laial, Daniil Klinka, Kristjan Tamm, Oliver Ojakäär ja paaris mängus ka Johannes Seeman ja kapten Vladimir Ivanov. Paberil vaadates Venezuela mehi tundub täitsa võrdsete meeskondade heitlus. Seal on ka esinumber on 245. Teine number on natukene kõvem kui meie teine number vist. Ei, natuke tagapool, jah. Teine number on 505 ülesandmise hetkel. Siis on 716. Ütleme, et 3., 4., 5. number on juba natuke... Ja, aga seal 4. number minu teada oli üks väga noor, 19-aastane oli üks 800 peal, nii et ma ei tea, kas see on võib-olla mingi tõusev täht. Seda küll, aga ei tule põnev mäng. Selles suhtes, et tuleb meie rahvale kihvt elamus vaadata, kuidas meie poisid võidavad. Ma arva, kui ma Davis Cupiga eksin ja ma usun, et ma seekordki eksi. Et viimast otsustavat mängu ei toimu, ma ütlen selles, või ta võib toimuda, aga mitte loetavalt. See mäng lõpeb kas 3-0 või 3-1 Eestile ja Mark võtab oma mängud ikka väga kindlalt ära, suht kindlalt ja Klinka vormi arvestades ma ei kujuta ette, et Klinka ühte mängu ei võida sealt kuidagi. Ja paaris mäng laadna, see on 50-50. Aga teistel on edapi kohad küll, aga enamikud tulemused on Liiva väljakutelt. Me mängime siin saalis sees kiirel, mis sobib meie poistele kõigile. Ja siin pigem sina oled ju ka publikus jääs? See ei ole sõidus kuskil turniiridel? Ei ole, jah. No väga hea. Aga vist pasunat ei ole väga kaasa võtta isegi. Vaata, ma kardan, et mina võtan pasuna ja olen aktiivselt publiku hulgas siis, kui on pinget, aga ma arvan, seal mängus ei teki pinget. Nende esinumber Gonzalo Oliveira on sel aastal pidanud ühe kohtumise Taimaal kuskil Nontamburi Challengeril Aslan Karatsevi vastu. Kaotas 4-6, 3-6. Jah. See on ka kadunud. Miks te mõtlikuks jäite? Üks asi on Tais mängida seal ja teine siin saalis mängida meie. Eelmise aastal võitis ühe Challenger 50. Päris palju poolfinaale, üks finaal veel. Ega sa muidu 250 ei ole, aga see kõik pane kõrvuti Margi asjadega ja ei ole. Kas teil tuleb meelde, ma hakkasin praegu ja vaata väljaku katteid ka vähega. Lihtsalt
sellest ajast on ikka tükk aega möödas, kui oli selline, noh, ma ei mõtle seda siin Okeania saartega matši, aga millal oli tõsine korralik Davis Cupi lahing Eestis, et oleks nagu jälle ja jälle neid, kus oleks rahvast, oleks melu. Vanasti nagu need Norraga mängud ja Lätiga või nagu me Leeduga mängisime need olid vinged asjad. Et ootaks tagasi neid aegu, nii et võib-olla... Aga ma pigem arvan, et seekord tuleb see Egiptuse variant. Kellegil on meeles see matš. Ja see 5-0, see puukattega põrand. See oli, millega ITF reegleid muutis. Pärast siis Šoti klubis oli see afte ja siis egiptlased olid ka kohal, ega nad ütleme väga rõõmsad ei olnud, et... No ja kui suures arvestada, sellel hetkel oli Egiptuse kõik mängijad olid ATP 400 hulgas ja meil polnud ühtegi. Ja mängu tulemus oli 5-0, settigi kaotamata ja väga palju game nad ka ei võitnud. No see ka viimaseks puukattega vist. Seda küll, aga egiptlastel oli see midagi uut, juulikuus sisehallis puupõrandal. Nii et palju pole minna, reede laupäev. Loosiga oleks võinud ka palju kehvemini minna, näiteks Läti peab minema Benini. Läti, kes meie grupis on siis esimesena asetatud, meil on 8. Aga minna Benini, aga ma mõtlen, üks asi on kuhu minna, aga teine küsimus, kes on vastane. Vastasena Benin ja Läti tähtsam on isegi see, kes on vastane isegi. No. Et muidugi kodupublikus on tore, et me saame kaasa elada ja näha, see on alati mõnus, aga tegelikult seal on ikkagi olulisem, kes on vastane, et see ei lenda kas või ma ei tea kuhu, eks on ju kaugele, et muidugi see aklimatiseerumine ja mängijatel kogu aeg võistlevad ja selles mõttes oleks võib-olla ebamugavam, aga ma ei tea, kui see huvitav Benin, kes seal, see täitsa pärast sportlik huvi on, et kuidas see... Aga mul on väga hea meel, et meil on teine reket kohal, et Daniil ei ole ju kaua mänginud Davis Cupi, see on hästi oluline. Maksimum koosseis. Jah, just nimelt, et see on ülioluline. Ojakäärust teabki midagi, kuidas tal läheb? Läks sinna USA-sse või? Jaa, minu teada küll. Allo teab võib-olla täpsemini või? Ei tea. Ja mina olen ka kuulnud, mina olen kuulnud ka, et ta... Ma nägin eile Ojakääru Facebookis lihtsalt mingit USA teemalist postitust, aga ja minu teada on jah niimoodi, et aga detaile Ameerika ülikoolidega on ju süsteemid kõvasti muutunud nüüd. Et nüüd on ju esiteks on päris palju ülikoole, kes maksavad stardirahasid ja tahavad sponsoreerida mängijaid, on nõus ka mingisuguse raha välja käima. Seda ma olen kuulnud. Ja teine asi on nüüd see, et USA ülikoolidega lubatakse nüüd tuuril mängida ja lubatakse aune raha võtta ja sa võid ju iga hetk minna tuurile ka, nii et see on selles mõttes see on positiivne, see on ülipositiivne muudatus, et ma just Aleksander Jürgensiga rääkisin siin, ta just rääkis, sõidab selle ITF-i tiimiga. See on suur muutus tegelikult, see on väga suur muutus. Tõi seal just näite, et üks tüdruk, kes oli seal ITF 50 või pakuti ikka väga suurt summat nii-öelda sponsorrahana tüdrukule, et üldse ülikooli tulla, nii et see on väga suur ja oluline muutus. Just kui sa tahad ikkagi nii-öelda tippspordiga jätkata tennises ka. Kui ma ei eksi, siis vaata, meil see on Karol Plakk, eks, siis ma ei mäleta, mis ülikoolist ta läks õppima, minu teada see paar aastat tagasi sai ka tema isegi lausa stardiraha. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga see näitab midagi, et see muutus on olemas. Ei, ma tean, et Eesti teistel mängijatel on ka pakutud. Nii et see vastab nagu ja Ojakäär, ma usun, et miks mitte. US Openi võit on piisav argument. Täpselt. Aga see on väga hea asi, et huvitav, et korvpall teisel alal, et korvpallis võiks ka ikkagi kuidagi see ei ole võib-olla niivõrd alati üliõpilasena sellel, aga ütleme, et üldse et saaksid ka mängida Eesti eest näiteks, teades, et meil Eesti koondis on tähtis mängi ees ja me ei saa oma parimaid mehi nagu kokku, et Jaapanist tuleb mees kohale, aga USA-st ma saan aru, et ei tule. Ja heas vormis on meie poisid seal Ameerikas, kes mängivad, et selles mis on kurb, kui ei saa tulla. Vähemalt on tennises parimad kohal. Ja tennis on elitaarne ala ikkagi. Ja reedel kell 4 ja laupäeval kell 12 hakkavad mängud. Reedel, mis sa ütlesid, kell 4 minutit? Jaa, kell 4, jah, peale lõunat. Minge kohale või vaadake Delfist. Koha pealt on ikkagi parem. No kindlasti, et ikkagi tiimid vajavad seda, tegelikult see, ma usun, et tuleb rahvast küll. Et see ikkagi natuke, mitte natuke, et palju loeb ka see, et kuidas meie poisid on nüüd ikkagi mänginud ja lajal ikkagi, vaatamata kõigile, ta on pildil. See on oluline. Ega Marki väga palju võimalust Tallinnas vaadata ei ole, nii et päris kindlasti tuleks ära vaadata. Tont teda teab, võib-olla on aasta pärast top 100 vend, et siis peab sõitma kaugele. Mina usun sellesse, ma ikka nii usun, loodan selles mõttes, et jah. Eks me kõik. Muidugi, loomulikult. Ja ma usun, nii saab olema. Kui midagi mingit, kui keha peab vastu füüsis, siis ma usun, et see ikkagi juhtub. No aga selge, selline see saade täna oli ja Australian Open on purgis, Davis Cup ootab ees ja
ja palju põnevaid turniire sel aastal veel. Aitäh saatesse tulemast, Riho, Toomas ja Alo, aitäh kuulamast ja järgmise korrani! Aitäh!